Tere taas Algorütmi kuulama, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Veriff. Eetris on meie 314. episood ja täna oleme taas siseriiklikul lainel. Eerik, kui palju sina petukõnesid saad või oled saanud siin viimasel ajal? 0 ja mul on nagu kogu aeg kuulen, kuidas kõik saavad ja mina ei saa ja mul on peaaegu nagu kade meel, et tahaks mõnikord saada ja kuulata, kuidas see käib, aga 0 täiesti. Vot mina nagu päris 0 peal ei ole, mul on, kui ma alguses hõiskasin ka, et mul on 0 ja siis ma hakkasin nagu jälgima seda asja rohkem ja siis ma panin tähele, et ma vist kord kuus umbes ikka saan mingi kõne, kus keegi on nagu, kas teisel poolt aru on vaikselt või üritab minuga meeleheitlikult vene keeles rääkida, kui mina üritan talle tere vastu öelda, siis see ühesõnaga, ta ei suuda nagu vahetada keelt ära ja siis sinna paika seda tavaliselt see vestlus jääbki, et tema räägib mulle vene keeles ja mina ütlen, et tere, et kuidas saan aidata ja siis ta vastab jälle uuesti vene keeles ja siis ühesõnaga, et ma ei oska, ma ei saa rääkida niimoodi vastu. Et ühesõnaga ma saan sellise kõne umbes kord kuus äkki, aga mulle tundub, et see on nagu märkimisväärselt vähem kui paljudel teistel inimestel. Ja kuna siin viimasel ajal on sellest hästi palju juttu ja on ka juttu igasugu erilistest skeemidest ja arusaamatutest skeemidest, ehk siis, et üritatakse inimese kaudu või inimese ligipääse saada keskkondadesse, kus justkui ei ole midagi väärtuslikku, siis oligi mõte, et räägiks sellest asjast lähemalt, et aru saada, mis need skeemid siis on, mis need motiivid on, mis olukorras üldse Eesti selline küberkeskkond on. Ja külla kutsusime selleks Riigi Infosüsteemi Ameti analüüsi ja ennetusosakonna küberturvalisuse analüütiku Helena Jürgensoni. Tere, Helena. Tere, aitäh kutsumast. Saame siis lähemalt tuttavaks ka, et ole hea, räägi paari lausega sellest, et millega see Riias tegeled, mida see hästi pikk ameti-nimetus seal teeb? Ja mina olen Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse keskuses analüüsi ja ennetusteemade analüütik. Ehk siis tegelikult tegelemegi erinevate küberkuritegude ennetusteemadega, analüüsime erinevaid nagu küberintsidente, küberohtusid inimestele ja katsume seda siis kommunikeerida ka tavainimesele mõistetavasse keelde, et mida ja kuidas neid rünnatakse ja kuidas täpselt kurjategijad nende raha tahavad ära võtta. Kuidas see olukord Eestis täna on, et me kuuleme sellest hästi palju, me iga kord oleme üllatunud justkui, et neid intsidente või neid pettusi on nii palju ja kui palju neid pettusi veel üldse läbi läheb ja tundub, et neid asju on kordades rohkem kui mõni aasta tagasi, et kas siis nagu päriselt on seda kordades rohkem või lihtsalt see on asi, millest räägitakse täna nagu oluliselt rohkem ja siis see on rohkem nagu nähtav laiemale seltskonnale? Pettusi tegelikult ongi kordades rohkem ja üldse mõjuga küberintsidente on samamoodi kordades rohkem. Et näiteks 2022 aastal registreeriti Riigi Infosüsteemi Ameti intsidentidega käsitlemise osakonnas RT 2672 mõjuga küberintsidenti, siis sel aastal on esimese 10 kuuga juba 8364. Ehk siis see kasv on meeletu. Uuesti, et mis see oli 200 pealt 8000 peale? Ei, 2672 oli aastal 2022 ja 2000 nüüd on 8000 peale. Jah, põhimõtteliselt küll jah. Ja 9000 ilmselt tuleb kindlasti ära see aasta, et meil on veel 2 kuud minna. Ja mis need, seal sees on ju kõik, eks ole, seal on siis nii erinevad pettused, kui siis, ma ei tea, mingid süsteemide ülevõtmised, andmete krüpteerimised, andmete vargused, kõik on seal sees, on ju? No selles on jah kõik mõjuga intsidendid, et mõjuta intsidente, millel sisulist mõju ei ole, et neid on veel rohkem. Aga põhiosa on ikkagi õngitsused ja pettused,
sest küberkuritegevus on maailmas väga suur äri ja tegelikult loetaksegi, et ta on maailma 3. majandus USA ja Hiina järel suuruselt. Et seal on meeletult suured rahad, mis liiguvad ja siis neid rahad on ju vaja turult kokku korjata, ehk siis neid petulehti, pettuseid, õngitsusi, et neid on tõesti meeletult, et üks pool on need telefonikõned, mida te juba enne mainisite, aga teine pool on õngitsuslehed, mis liiguvad, igasugused ostukeskkondade pettused, et seda liigubki meeletult. Mis siin veel selle 8364 sees on, et näiteks umbes 1% sellest on andmelekked. Aga kui me mõtleme selle peale, et kui palju see 1% on 8364-st, see on siuke umbes 83-84 ja kui need on näiteks meie terviseandmed, meie pangaandmed, meie võib-olla mingid isiklikud andmed, siis see võib-olla 1% ei tundugi enam nii vähe. See on jah, 1% piisab, mitte 1%, vaid 1% piisab, et väga palju kaotsi läheks, jah. No just nimelt. Pahavara liigub, umbes 2% sellest kogu mõjuga intsidentide numbrist on siis pahavara. On kasutajakontode ülevõtmisi, on mõned teenusetõkkeründed, mis on mõjuga. Enamus neist ei ole mõjuga praeguse seisuga. Lunavara on vähe, aga lunavara puhul on see, et isegi üks juhtum võib organisatsiooni pankrotti viia. Et see on siuke ebamugav rünnak. Ja tegelikult mõjuga intsidentide alla lähevad ka kirja teenuskatkestused, et mis iganes tehniliste probleemide tõttu, et näiteks sertifikaadid on aegunud, seadistusvead või midagi sellist, et kui see AWS-i keskkond oli maas siin oktoobris, et siis see läheb sinna alla. See läheb sinna alla, siin nüüd eelmisest nädalast on siis see Cloudflare'i teema, eks ole, et need lähevad sinna alla ja miks neid loetakse mõjuga küberintsidentideks on see, et tegelikult teenuseid ei saa kasutada ja kohati võib see mõju olla väga suur, et kui näiteks teenused, mida ei saa kasutada, on kas siin häirekeskuse teenused või mõned muud elutähtsad teenused, siis tegelikult võivad olla väga kurvad tagajärjed. Kas see probleem kuidagi Eestis on suurem kui näiteks, ma ei tea, Soomes, Leedus või Saksamaal? Et me võime seda kuidagi liigiti vaadata, et neid pettuseid ma tahaks natuke eraldi hoida. Sellised AWS-i ja Cloudflare'i tüüpi asjad nagunii tabavad kõiki enam-vähem ühtemoodi. Võib-olla siin ka mingi sektorite erinevused, et ilmselt Azure'i tõrked tabaks näiteks Soomet oluliselt tugevamalt kui Eestit teoreetiliselt, et mingid nüansid on, aga siiski need tabavad kõiki, aga just sellise pettuste või DDoS-i mõttes, et kas me oleme kuidagi suuremad sihtmärgid kui mingid teised riigid meie ümber? Siin on nüüd 2 teemat. Üks on need pettused ja teine on teenustõkkeründed ehk siis DDoS-id. Pettustega ja õngitsustega üritatakse raha saada küll absoluutselt igal pool. Et see hinnatakse, et see küberkuritegevus on ikkagi triljonites dollarites ja see raha on vaja kokku korjata ja see on ülemaailmne äri. Ja see natukene on riikide põhine, eks ole, et vaadatakse, mis riigid seal või mis teenused selles riigis on, kuidas seal täpselt inimesi õngitseda, mis lugudega helistada, aga üldpilt on ikkagi suhteliselt sarnane. Teenustõkkeründed, eks nendega saavad ka ikkagi kõik pihta. Et teenustõkkeründeid üldiselt kasutatakse, kui riik võtab võib-olla mingi poliitilise seisukoha või avaldab arvamust, et siis rünnatakse neid ettevõtteid. Ja lähinaabritega me tegelikult oleme ikkagi suhteliselt samas paadis. Mingis mõttes on seda lohutav kuulda, et me ei ole kuidagi suuremad sihtmärgid siin mingid... Mulle tundub, et tegelikult suures riigis või tähendab sellises riigis, kus keelt räägib väga palju, seal on neid petukõnede asju teha lihtsam selles mõttes, et Eestis ikkagi inimeste arv, kes sulle eesti keeles mingit skämmi saab rääkida, see on nii väike arv, et neid
peaks olema lihtsam püüda kui ma ei tea, Poolas või Saksamaal nagu näiteks? No nende püüdmisega on natuke keeruline, et kui nad ei asu näiteks Euroopa Liidu siis väljastpoolt Euroopa Liitu, kui nad on näiteks kuskil kõnekeskustes Valgevenes või kus iganes, siis nende püüdmine ei ole väga võimalik. No seal Valgevenes on tõenäoliselt need, kes vene keeles on ju neid kõnesid teevad, aga nagu on ka need, kes eesti keeles ikkagi ju teevad neid elektriarvesteid ja kõiki neid muid vahetavad, et need, ma arvan, need ju tegelikult tulevad kuskilt Eestist või tuleb või on ka kuskil eestlased kuskil välismaal teevad siis seda või? Nad ilmselt on Eestist pärit, sest kõned on tõesti kohati väga heas eesti keeles. Aga siin eelmise aasta novembris oli Postimehes huvitav uudis, et Ukraina kõnekeskused otsivad eestikeelseid töötajaid. Ja eestikeelsete petukõnede laine hakkas seal kuskil veebruaris-märtsis, enne seda oli tegu venekeelsete kõnedega. Ehk siis värvati töötajad, koolitati välja ja toimib. Et see on väga tulus äri ja paraku on ka eestlaste hulgas inimesi, kes kindlasti tahaksid hästi teenida. Ja kellel võib-olla nagu eetilised normid või väärtused on natukene teises kohas kui eramikel. No lihtsalt jah, meie väikses kommuunis see nagu, ma arvan, et kuskilt hakkab varsti vaikselt välja tulema, et kellegi sõber või keegi teeb neid asju või kuskilt nagu, et see ei saa nagu jääda nagu kuidagi märkamatuks või no ma ei tea, kus kivi all need peidus on. Keegi tunneb hääle järgi ära, et ongi, et Tõnu sina või, jaa, näed. Täpselt. Pole ammu kuulnud. Selleks ajaks võib-olla on juba AI nii kaugel, et tehakse deepfake kõnesid ka eesti keeles edukalt. Ja tead, sellepärast mina olen väga mures, et meie hääli on siin internetis nagu tundide kaupa, nagu mille pealt nagu seda asja võtta ja neid podcast'e on teisigi. Kust seda kõnekeelset juttu nagu päris korralikult on, et siin on ka, ütleme, varasem sellised esimesed AI eksperimendid on näidanud, et ka need mudelid, mis näiteks siis kõnet tekstiks keeravad ja mis on treenitud just uudisandmete põhjal ja mingite telesaadete põhjal, need ei tööta väga hästi nagu sellise podcast'i formaadi jaoks, sellepärast et siin on seda kõnekeelt hoopis rohkem kui seal võib-olla oluliselt formaalsemas keskkonnas. Et nüüd mida rohkem seda materjali treenimiseks kasutatakse, siis kindlasti ühel hetkel see podcast indus jõuab ka sinna. Mis täna on need levinumad skeemid, et me oleme siin, see Terviseameti skeem on nagu põhiline, mis on hästi palju nagu levinud või nagu inimesed teavad sellest palju. Siis üks põnevam skeem, mida ma kuulnud olen, on see, kus kortermaja siis trepikojas on siis elekter välja lülitatud ja siis äkitselt üsna ootamatult on juhuslikult mingi elektrik insener ukse taga ja ütleb, et ma siin kogemata olin siin, ma teen nüüd korda ja siis ma võtan teie käest makse või et see teenus, eks ole, maksab, et see kohe korda teha ja siis selle käigus varastatakse siis kaardiandmeid. Aga see eeldab nagu sellist füüsilist kohalolu, see on juba selline nagu traditsioonilisem nagu pettus on ju. Teisalt see Terviseameti teema või Terviseameti poolt tulevad kõned jäid nagu üsna arusaamatuks, et mida siis sealt, nad üritasid vist ligi saada siis riigiportaalile, kui ma õigesti mäletan. Et aga sealt kaudu nagu, sealt saab ainult andmeid varastada ja see raha nagu ei ole, et mis teema sellega on? No siin on jah erinevad skeemid. Üks on see, kus on tõesti lülitatakse majas elekter välja ja siis on elektrik koha peal. See skeem on nagu korjategijatele päris nagu riskantne, et kui keegi kutsub politsei, siis nad saadakse kätte. Et oluliselt mugavam on teha telefonikelmust kuskilt riigist, kust nagu, kes võib-olla Eestiga koostööd ei tee või kus on segasemad olud. Ja siis on nagu riskid oluliselt väiksemad ja riskid on ainult nendel, kes võib-olla siis teatud tingimustel sularaha lähevad tooma viima. Aga Tervisekassa kõnesid, Elektrilevi kõnesid, et neid on palju just sellepärast, et nagu oht vahele jääda on väike,
Tervisekassa puhul jah, osad kõned on sellised olnud, kus Eestisse tahetakse sisse logida, aga on ka selliseid, kus öeldakse, et on raha tagasi saada, eks ole, ja panka sisse logimine, et seda kinnitada. See on arusaadav, seal on ikkagi, et tahaks nagu rahale ligi saada, ma sellest riigiportaalist ma ei saa just aru, et sealt nagu väga midagi ei ole, me see SSO nagu erinevate keskkondade vahel ka nagu ei ole nii terviklik, et sealt edasi saaks kuhugi minna. Sa tegelikult ise korraks mainisid, mis on olemas riigiportaalis, et riigiportaalis on olemas andmed. Ja nende andmete pealt on võimalik edasisi õngitsusi väga hästi teha. Ja mitte ainult selle inimese vastu, sest tegelikult riigiportaalis sa saad kätte vanemad ja lapsed, ehk siis tegelikult sa saad nagu lähedaste info ja kui nüüd hakata helistama näiteks vanematele või lapsele ja teda õngitsema hakata nende andmete peal, mis on riigiportaalis. Ehk siis tegelikult riigiportaalist on võimalik näha, et mis retsepte on inimesele väljastatud, et näiteks helistada vanematele, et diabeetikust laps on haiglas, eks ole, kanna raha. Siis vanemad üldiselt päris teavad, et laps on diabeetik, info on olemas, on ju, ja see, mis kurjategijad sealt ette loevad, sobitub pilti hästi. Ja sedasi on need õngitsused oluliselt nagu efektiivsemad. Sest mida rohkem on inimese kohta infot, mida kurjategijad saavad inimesele nagu anda, seda kergemini inimese aju teeb alateadlikult seos, et helistatakse õigest kohast ja peab koostööd tegema. See tundub juba väga loogiline. On ju? Ja. Et alati nagu ütleme, see esimene reaktsioon tundub, et nagu rünne on minu vastu, aga see rünne võib ju olla lihtsalt pikema mänguga, nii et see kogub andmeid kellegi teise kohta. Ja. Nad küll ei tea, kes see keegi teine on, aga riigiportaalist nad saavad selle teada. Teine teema, millest siin ka mõni aeg tagasi on räägitud, on selline Smart ID nagu rünne või siis uue Smart ID loomine. Ja seal oli ka see mudel oli nagu omamoodi huvitav, kus kõigepealt öeldi, et justkui midagi on ohus ja siis jäetigi nagu mulje, et kõik on, et tegevus ongi autentne, eks ole, ja siis tegelikult taustal tehti nagu uus Smart ID konto. Kas see on nagu, see natuke nagu võib skeptikule jätta mulje, et meie digitaalne ID on siis pigem selline riski tõstev tegur, mitte nagu turvalisust tõstev tegur, sest sellest mingis mõttes saab selline nagu single point of failure nagu juba, et kui keegi selle Smart ID konto siis minu nimel loob, siis talle on kogu maailm valla, et kõik teenused Eesti riigis ja kõik erasektori teenused ja sellega nagu väga palju teha ei saa ka enam nagu sellel hetkel keegi teine, sest sellist, ma ei tea, suure venna moodi jälgimist me ilmselt ei hakka mitte kunagi juurutama, et tuvastada mingeid mustreid, et aru saada, et ma äkitselt login sisse kuskil panka, kus ma tavaliselt ei käi või mingid sellised asju. Et kuidas nagu Riia seda näeb, et kas see on pigem nagu turvalisust tõstev tegur, et meil tegelikult see digitaalne ID on, või see on nagu mingisugune risk, et ta on ikkagi nagu riskikoht, mida me peame kogu aeg tugevamaks timmima? Mõlemat. Ta on nii turvalisust tõstev kui riskikoht, mida me peame pidevalt tugevamaks timmima. Et tehnilised süsteemid arenevad, ründajad arenevad, et Smart ID-l tuleb ka ju varsti välja Smart ID Plus, eks ole, kus uue Smart ID loomine tehakse keerulisemaks. Aga samas on see, et kui me kasutame näiteks kasutaja nime ja parooli või paroolikaardi asemel ID-kaarti, mobiil-ID, Smart ID-d, eks ole, siis tegelikult need on nagu vähe turvalisemad variandid. Võrreldes muu maailmaga, kus vahel isiku tuvastamiseks küsitakse siis, ma ei tea, sinu nime ja mingit lepingu numbrit, mille sa võid vabalt nagu prügikastist välja korjata. Et siis selge, et see on nagu oluliselt turvalisem meede. Seda kindlasti. Et ma olen igati nagu kogu selle digitaalse identiteedi fänn, aga lihtsalt nagu selles olukorras
hakkab nagu, noh, ma ei tea, siin ei ole nagu head lahendust ka, et on igasugused nagu detsentraliseeritud verifiable credential'ite teemad, mingi segmenteerimine on ju, et noh, me vahetame nagu mingis mõttes mugavuse nagu või vahetame siis nagu turvalisuse mugavuse vastu, et kui me saame sama identiteeti igal pool kasutada versus, et kui ma nüüd login panka sisse, siis ma pean mõtlema hakkama, et oot, millist identiteeti ma nüüd sinna esitan, eks ole. Lõppkokkuvõttes on kõik täpselt sama isikukood Eestis, aga noh, et täna ma seda mõtlemist ei pea tegema ja selle võrra mu elu nagu lihtsam ja mõnusam. Aga mis need skeemid veel on? Millest me veel peaksime teadlikud olema, mis on võib-olla selline paremini nii-öelda õnnestunud skeem, mida on võib-olla raskem nagu märgata sellel toimehetkel? No skeemid, millega inimesed väga palju raha kaotavad, eelmisest nädalast on 600,000 euro kaotamise näide on investeerimispettus. Ja investeerimispettus on nüüd selline, kus mingit pidi meelitatakse inimene siis petu investeerimislehele, mingi krüpto investeerimise lehed. Et investeerimisest räägitakse viimastel aastatel hästi palju, et see on hästi popp teema. Krüptosse investeerimine on ka hästi popp teema, aga suur osa inimestest tegelikult ei saa sellest aru, kuhu mida võiks investeerida, aga samas nagu tahaks ju sellest tulust osa saada. Ja erinevaid teid pidi meelitatakse inimene siis krüpto nii-öelda investeeringu lehele, kus inimene siis teeb konto, hakkab raha sisse maksma. Ja tüüpiliste näidete puhul siis inimene maksab raha sisse, tema konto peal näidatakse suurt kasvu. Ja mis inimene selle peale teeb, siis tekib ahnus. Ja paneb raha juurde. Teatud mõnel juhul on olnud ka võimalus alguses natuke välja võtta. Aga noh, mida rohkem sinna panna, seda vähem sealt lõpuks kätte saab. Ja sinna maetakse palju. Ja pikalt, sest et inimene ei taba seda ära ja et tegu on petulehega. Ja noh, need tulevad hästi nagu erinevaid teid pidi, et sotsiaalmeedias näiteks mingite nii-öelda šokeerivate uudistena, erinevad kuulsused nii-öelda reklaamivad, kuidas nemad on investeerinud, on saanud väga suurt tulu. See on mingisugune deepfake'ide teema siis juba ka või? Eks see võib-olla on lihtsalt varastatud pildid, eks ole, aga lihtsalt nagu võltsitud või sellised, selgelt petureklaamid. Aga nagu see ei ole nagu ainus, et siin politsei pressiteadetest on läbi käinud, kuidas härrasmehed tutuvad Tinderis kenade neiudega, suhtlevad nädalakese. Neiu soovitab krüptosse investeerida, härrasmehed investeerivad, et kes on siin kaotanud pea 5,000, kes on pea 40,000 kaotanud. Et sest inimesed ei mõtle sellele, et kas see Tinder on just see koht, kust kaudu peaks nagu investeerimisnõu saama. Ja ühel hetkel on ka valus avastus, et võib-olla ei olnudki kena neiukene. Ja seda tuleb nagu igate pidi, et võetakse ühendust kus iganes nagu sotsiaalmeedias, sotsiaalmeedia reklaamid, eks ole, sisesta telefoninumber, räägime investeerimisest, siis helistatakse. Mõnikord palutakse inimesel lausa paigaldada enideski tarkvara omale telefoni, et saaks aidata nii-öelda inimesel investeerida. Siis on juba ka seade kurjategija kontrolli all ja nii ta läheb. See tundub ikkagi, võib-olla me oleme nagu selles mingis sfääris, et ma ei tea, see on nagu, et sa näed nagu sõõrikut maas tänaval ja sa võtad üles, paned selle suhu nagu, et sõõrik, üli ka. Et see on nagu natuke see hügieen, et keegi soovitab sul, keegi võõras inimene soovitab sul telefoni panna mingisuguse tarkvara ja siis, miks mitte, klikk. Et see on nagu natukene nagu hirmutav, eks. Teisalt, ma ise siin alles postitasin sellest, kuidas ma eile avastasin, kuidas üks siis ütleme ümmarguselt Eesti kommunaalteenuste pakkuja pakub siis oma klientidele ise teenindust, kus ma saan näha näite aga sinna sisse logimine käib niimoodi, et kasutaja tunnusena kasutatakse minu telefoninumbrit ja paroolina minu nime. Seda parooli ma muuta ei saa, see saadetakse mulle e-mailiga siis lepingu tegemise hetkel, eks ole.
noh, võib-olla nendest näitudest nagu noh, ma ei tea, kui tundlikud andmed need on, aga lisaks sellele seal paistab välja ka minu kodune aadress, eks ole. Ja mingi võimalus on seda aadressit ka muuta, ma ei ole proovinud seda endal muuta, ma ei tea, mis see teeb. Aga see tundub nagu hirmus, ma võtsin lihtsalt ühe kolleegi, keda ma arvasin seda teenust kasutavat ja ma sain esimesel katsel sisse. Et see on lihtsalt nii kohutavalt hirmus. Et noh, lihtsalt see on nagu näide kuidagi sellest, et okei, et see küberhügieen ei ole nagu inimeste tasemel väga kõrge, aga see ei olegi nagu ettevõtete tasemel kohati väga kõrge. Need asjad on seotud. Kui inimeste tasemel ei ole kõrge, siis ta ei saa ka ettevõttes olla, aga ettevõtte koosneb neist samadest inimestest. Õige ta on, aga noh, et mida me siis selleks nagu teha saame, et see asi muutuks, et noh, mulle tundub, et siin iga teine nagu reklaamplakat oli vahepeal täis seda küberturbe teemasid ja teles jooksevad mingid reklaamid on ju ettevõtete küberturbe tagamiseks. Kõik, ma ei tea, ringvaated, televisioonid on nagu neid intervjuusid täis, kus räägitakse nendest skämmidest. Kas see ongi kõik, mida me teha saame? No, eks see on kõik ei ole. Et need reklaamid ja klipid, mis siin on jooksnud, on küberturvalisuse kuu raames, et RIA kampaania ja tegelikult sellega me olemegi tahtnud juhtida tähelepanu, et küberturvalisuse eest vastutab ettevõtte juht. Ehk siis tegelikult ei saa öelda, et näed, et IT-mees tehtagu või et IT-mees vastutab, raha ei anta, ressursse ei anta ja juhtkond võib-olla veel töötab vastu ka, eks ole, et tegelikult tänapäeva maailmas enamus ettevõtete puhul ikkagi see küberturvalisuse tagamine on selgelt nagu äririskide maandamine. Et see on see kampaania. Aga kas seal on teil Helena mingit statistikat ka, et kas see on mingi vanuseline jaotus kõigi nende pettuste erinevate skeemide juures, et kas see on kuidagi sinna vanemate poole kaldu või tegelikult saavad ikkagi poole. Nagu kõik petta? Ega ei ole, et seda võis välja tuua siin nagu aastakene tagasi, kus kõned olid venekeelsed ja siis oli tõesti nagu pigem venekeelne ja pigem nagu vanemad inimesed said pihta, aga praegu, eks ole, et siin on nagu absoluutselt kõike ja naised, mehed, noored, vanad, et põhimõtteliselt sellise pettuse ohvriks langemise puhul ongi sobiv hetk. Et kui kurjategija tabab selle kõnega selle hetke, kui inimesel on kiire, näiteks lapsi vaja lasteaeda viia, õhtusöök teha, mõte on mujal ja lugu on enam-vähem usutav, siis mis juhtub on see, et aju teeb nagu kiired ühendused ja läheb nagu kuidagi alateadlikult, tahab nagu kiirelt asjad ära lahendada ja kurjategijad nagu manipuleerivad oma jutuga ka veel inimese sellest mõtlevast ajuosast kenasti sinna mittemõtlevasse ajuosasse. Kas siis kuidas iganes hirmutamine, ahnus, meelitamine, kuidas iganes nagu erinevad. Ja see kiirustamine ja just. Ja sellisel juhul nagu inimesed ei mõtle, ehk siis see ratsionaalne aju lülitab ennast välja, me läheme sellesse vanadesse ajuosadesse, mis toimetavad puhtalt emotsioonide pealt. Ja siis on juba kerge manipuleerida, sest siis inimene ei mõtle, et kuulge, et kas see on ikka loogiline, et ma pean mingi PIN 2 sisestama, et elektriarvesti vahetust kokku leppida või midagi sellist, eks ole. Sellepärast, et ta on juba tegelikult manipuleeritud hoopis teise ajuosasse. Et tegelikult see ongi see koht, kus pettust võib-olla ära tunda ongi, et kas selles kõnes esineb nagu mingisuguseid viiteid psühholoogilisele mõjutamisele. Et kas mind üritatakse manipuleerida midagi tegema? Kas proovitakse tekitada ärevust, kiirustamist, hirmu, huvi, saama himu, eks ole, või mingit headust, abivalmidust, et sellisel juhul tasub nagu hästi ettevaatlik olla ja mitte lasta endaga niimoodi manipuleerida. Aga enamus inimesed ei ole ju võimelised selliseid asju ära tundma vist, ma pakune. See ikkagi vajab sükest head analüüsi oskust või nagu sükest kõrvaltvaatamise oskust sellele asjale.
no siin on ka teatud nagu teistsugused mustrid nagu tekkimas, mis on, sinna lähevad nagu teise äärmusesse. Et ma tean ise, et minu ema on näiteks noh, nagu maks skeptiline, ta ei tee mitte midagi enne, kui ta nagu konsulteerib kellegagi. Et noh, et see võib olla väga legit asi, aga ta nagu alati konsulteerib. Just sellepärast, et olla nagu kindel. Ja on ju ka neid inimesi, kes ei võta üldse võõraid numbreid vastu kuni selleni, et siin hiljuti oli mingis LinkedInis keris mingisugune asi, et helistati siis Teliast, et kas me tohime teie seadmesse mingi seadme jälgija paigaldada, eks ole. Ja siis noh, muidugi saadeti kuu peale, mis seadme jälgija, mis nalja teed mingit skämmi mulle. Ja siis köögis sai hiljem teada, et jah, ongi nagu umbes, et kas sulle on juba Teliast helistatud, noh, et seda seadme jälgijat paigaldada. et oligi nagu päris asi, aga noh, inimesed on nii skeptiliseks läinud nagu ära, et kui ma saaks nagu mingi pangast mingisuguse finantskonsultatsiooni kõne, siis et esimene mõte, et see on scam, teine mõte, et ma ei taha seda, et noh, neil on palju raskem nagu tegelikult oma kliendile. Ma arvan, et kui me sinna jõuame, kus enamus inimesed sellised on, siis et kui nagu teles hakkavad esinema murelikud pangatöötajad või Telia töötajad, oi me ei saa inimestele müüa asju, sest kõik on skeptilised, jõuame sinna ja siis oleme selle murega, et nagu, et see et kui sinna jõuame, siis on meil hästi juba kõike. See on positiivne probleem võib-olla. Just. Selle kohta oli tegelikult juba mingi väike artikkel ka siin ülemine nädal, et ongi pangad ja politsei on hädas, et kui nad helistavad inimestele, siis neid ei usuta. Aga ma arvan, et tegelikult ka kõige skeptilisemad inimesed on teatud tingimustel, võib-olla jah, ikkagi enamus inimesi on teatud tingimustel võimalik nagu manipuleerida nii, et nad hakkavad toimetama. Lihtsalt see sõltub sellest, et kas see on see sobiv hetk, et selle inimese mõtted on kuskil mujal ja lugu on sel hetkel usutav. Ja no näiteks seesama politsei näide, ma kuulsin ka sellist lugu, kus oligi siis inimesel oli siis nagu terviserike, tema siis noh, ühika naaber arvas, et võib-olla on midagi, et tüüpi pole ammu näinud, helistas politseisse, politsei helistas tema õele, et kuule, et sind noh, venda pole ammu näha olnud, et mingi jama on, aga noh, kogu selle uurimistegevuste käigus ta jättis ennast korralikult ja formaalselt identifitseerimata. Ja siis noh, esimene reaktsioon oli, kõigepealt vist helistati emale ka. Ja ema helistas siis selle tütre, kuule kohe helistab sulle politseist, ütleb, et otsib taga kedagi. Noh, et see on nagu selge, et seal oli nii palju neid skämmi tunnuseid. Ja tegelikult siis lõpuks mida see inimene tegi, ta helistas 112, ütles, et kuulge, et kas teil on nüüd nagu noh, päriselt selline case on kuskil nagu õhus, et politsei nagu otsib seda isikut taga ja sai, et ongi. Ja sai ta siis tagasi helistada politseinikule ja lahendati olukord ära. Ja politseinik ise sai ka nagu lõpus aru, et noh, kuna seal mingid formaalsused jäid tegemata selle käigus, et siis see võis tekitada nagu riski. Aga asi, millest siis ka see inimene ise puudust tundis, oli see, et olgu, et mulle helistab nüüd see politseinik, ma ei tea, konstaabel Mati Nurman ja tutvustab ennast mingisuguse dokumendi numbriga. Aga mis ma selle info peale hakkan, et noh, ma ei saa seda ise kuskilt kontrollida, et noh, et mul on. Ma just mõtlen ka, et see formaalne tutvustamine, et ei ole sihukest asja, et ma telefonis formaalselt tutvustan ennast, et ma olen politseinik, et noh, ükskõik kui pika või lühikese tiitli ta seal ütleb ja mis politseijaoskonnast või kust iganes. See läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja, et noh, nagu seal ei ole mingit vahet. Et pigem on jah, et peaks tekkima mingi usaldusväärne nagu allikas, et kust ma saan seda minna siis kontrollima nagu. Et ta justkui ütleb mulle mingi parooli nagu, millega ma saan minna nagu siis PPA lehele, aga noh, siis ma olen täitsa kindel, siis hakatakse seda ka skämmima, et siis tehakse mingi kavale nimega domeen, mis on hästi sarnane, eks ole, kus seda kontrollimas saaks käia. Kurjategijad kasutavad kenasti ametlike politsei ja Elektrilevi töötajate nimesid, neil on kenasti dokumendid, formaalsused, kõik tehtud, mida nad saavad pildina näidata, et selles suhtes ei ole üldse küsimust. Ja noh, antud juhul leitigi isegi lahendus. Isegi neil töötajatel ei ole kindlasti nii head töötõendid, kui on nendel skämmeritel. aga antud hetkel ju leiti lahendus, et 112 kaudu ja tegelikult see on variant, mida politsei saab ka kasutada, et palun helistage 112 ja teid suunatakse õigesse kohta.
et sedasi, kui inimene ise helistab 112, no siis pigem see nagu võiks olla õige. No aga minu jaoks see tundus ka sellel hetkel, kui ma seda lugu kuulsin, pigem selline nagu hea loominguline lähenemine, et ma võib-olla ise ei tuleks selles olukorras selle peale, et ma olekski nagu, et mis ma nüüd teen nagu siis, et selle peale ei ole nagu lihtne tulla alati. Kas seda statistikat on ka teil, Helena, et palju sinna 112 täna helistatakse, et mingite selliste muredega, et mitte, et mul juhtus mingi liiklusõnnetus või maja põleb, aga hoopis, et mingi küberintsident või potentsiaalne? Seda infot meil hetkel ei ole ja tegelikult küberintsidentide puhul me soovitame kas siis CERT kirjutada või pettuse ohvriks langemise korral politseisse, küberpolitseile avaldus teha. Et siis ei peaks tegelikult isegi 112 helistama. No nii, aga et me jõuame siis sinna tagasi, et ega me ei taha seda 112 ka koormata, et mis need lahendused nagu siis veel on, et kas on veel mingeid meetmeid lisaks teavitamisele, ma ei tea, parematele protseduuridele, et täpselt see on ka osa ju sellest protseduurist, et see politsei soovitab 112 helistada ja kontrollida seda asja. Et mida siis veel nagu teha saab, et politsei puhul on lihtne helistada 112, aga kui nüüd tõesti on see elektrik on ju, mis võib-olla ongi Eleringi saadetud elektrik, sest mingisugune probleem on võrgus on ju. Kust ma seda kontrollin? Siis ma pean hakkama Eleringi infoliinil helistama. Need kindlasti ei tea mitte midagi. et see tundub nagu hästi palju nagu sellist lisakoormust. Selle asemel, et oleks mingisugune võib-olla siis kesksem turvaline lahendus inimese isiku tuvastamiseks. Või et minul verifitseerimaks, et ta on, kes ta väidab ennast olevat. Ometi meil on ju ka näiteks Smart ID on ju olemas. Lasen ta riigiportaali sisse logida seal ukse taga ja siis ütlen, et näita oma seda nime ja isikukoodi mulle, et siis ma usaldan sind. No sellist kesklet lahendust on päris keeruline teha, kui on olukord, nagu sa mainisid, eks ole, et klienditeenindus ka ei tea, et peaks tulema keegi, on ju. Et tegelikult meie soovitus on ikkagi kontrollida, kui on kahtlus, kontrollida ametlike kanalite kaudu, et näiteks panga puhul logida ise endale teadaoleval veebiaadressil sisse oma internetipanka ja vaadata, kas seal on teavitused olemas, Telia need arved, mis liiguvad Telia ise teeninduses, kui seda arvet seal ei ole, siis võib suhteliselt kindel ikkagi olla, et see ei ole õige arve. Ja tegelikult ka igasugused elektrifirmad ja kes iganes, et ametlik klienditeenindus peaks ikkagi teadma, kus nende tehnikud liiguvad, et kui see tõesti nii ei ole, siis on ka organisatsioonidel vaja natukene oma protsesside peale mõelda. Ja eriti olukordades, kui iseteenindusse logitakse sisse telefoninumbri ja nime kaudu, et neid arveid üldse vaatama minna. See kõlab väga paha praktika. See on väga paha praktika. Ma siiamaani üsna nagu šokeeritud Eesti riigis sükst asja aastal 2025 leidub. Ma tahtsin postida, et palun vibe code'iga rohkem, et siis nagu sihukest jama ei tule nagu. Oi, siis võib igasugune muud jama tulla, aga tegelikult algoritm on ka tehnilistele inimestele mõeldud, eks ole, et see on see koht, kus tegelikult arendaja võiks ka nagu konkreetselt keelduda sellise asja arendamisest ja pakkuda turvalisemaid lahendusi välja. Et see on see koht, kus tegelikult klient ei pruugi osata küsida, sest temale tundub see kõik okei, aga kogenud arendaja, kes seda teenust nagu raha eest pakub, peaks suutma kliendile seda laadi riskid ikkagi minu meelest välja tuua. Jaa, kahtlemata. Ja täna ongi see risk ka, et kui kõik need kogenud arendajad keelduvad, siis ta läheb sinna vibe code imise juurde ise ja teeb selle ära. Jah, siis tal on ühel hetkel nagu päris valus lihtsalt. Aga kas laiemalt võttes, et vaadata, et kogu see probleem on ikkagi selles, et see tehnoloogia, mis meil täna on, mida me ise oleme kõik koos rõõmsalt ehitanud, võimaldab tegelikult seda, et sulle saab teisest maailma otsast helistada ja sulle nagu mingit skämmi ajada ja pluss saab nii lihtsalt sinna sisse logida. Et kas, ma ei tea, Riias või kuskil on mingi nagu laiem
initsiatiivi on palju, aga mingi mõttekoda või midagi, et kuidas seda nagu teistpidi kinni ei saa hakata keerama, aga nagu mida ette võtta, et nagu see ikkagi keerulisem oleks neile, et palju sellega mingit tööd tehakse. Ma tean telkod omavahel nüüd, et kui saab selle kolmanda telko seal ka mingisse punti, et siis neid skämmikõnesid jääb vähemaks, aga eks neid auke on teisigi veel ju. Eks neid skämmikõnesid on juba vähemaks jäänud, et siin 2 suurt telkot ju teevad sel teemal koostööd ja katsuvad neid augukesi kinni panna, kust nende võrku tulevad spuufitud kõned. Et teine pool, millega ka Riias väga aktiivselt tegelema on igasuguste õngitsuslehtede mahavõtmine, et need juba varakult kinni panna. Võib-olla ka see, et kui palju neid on, minu üks kolleeg väitis, et neid on nagu 40% internetist on igasugu õngitsus ja petulehed nagu, et mingid e-poed, mis pakuvad hästi odavat kaupa ja erinevat tüüpi asjad on, eks ole. Ma arvan, et see hinnang võib olla suhteliselt suurusjärk võib õige olla, et seda ongi meeletult ja nende mahavõtmisega ka tegeletakse pidevalt. See on päris jõhker nagu et me elame nagu mingis oma mullikeses tegelikult, kui me siin siis oma turvalistes saitides külastame, aga kui sealt välja poole vaadata, et siis on hullem kui pime veeb, et kui kogemata näpp vääratab ja paneb 1 tähe valesti või midagi, et siis satud kuskile väga mustale teele nagu pimendasse metsa. Absoluutselt, aga ega need meie tuttavad saidid ka, et paljud on kuskil WordPressi peal tehtud, Magento veebipoed, kes kui palju turvaauke parandab, turvauuendusi paigaldab. Et võib ka olla täiesti nagu ametlik pood, millel on lihtsalt turvauuendused tegemata, kurjategijad saavad automaatselt otsivad siis uuendamata rakendusi, paigaldavad sinna oma skriptid kaardi andmete varastamiseks või millekski muuks, et seda liigub ka. Hiljuti see Bolti Fraudi juht, ma ei tea kui hiljuti, postitas ühes nagu mingi näite, et kui sul on Bolt Food, kus iga tellimuse jaoks inimene kasutab uut krediitkaarti, uue numbriga krediitkaarti, et see on just selgelt skämm. Ja lähemal uurimisel selgus, et ta teebki nii. Puhtalt selle jaoks, et enda nagu privaatsust säilitada ja ei olnud mingit skämmi seal taga. Kaardi vahetamine on ka lihtne. Jah, aga see teeb ka elu seal teisel pool nagu raskemaks, et kui mina hakkan iga kord mingit ühekordset krediitkaarti seal vahetama või veel hullem tulevikus AI-ga automatiseerin ära selle, et iga kord, kui ma saan Boltis nagu rahulikult tellimusi teha, iga kord mul on seal mingi uus virtuaalne krediitkaart sees. Et siis nagu Bolti pool läheb nagu väga raskeks selle fraudi tuvastamine, sellepärast et äkitselt üks kasutaja nagu lihtsalt siin tekib mingi muster on tõenäoliselt, et ma olengi see inimene, kes kogu aeg uut krediitkaarti kasutab, aga neid mustreid nagu see pilt läheb järjest kirjumaks. Ja teine mõte, mis mul tekkis, oli ka see, et kui me siin enne rääkisime sellest digitaalsest identiteedist, et ja kui ma vaatan, et mis laadi pettused ja identiteedivargused toimuvad nagu mujal maailmas, et siis seal see, ütleme see põhifookus on selline prügikastis nagu sortimine, et siuke phishing on nagu lihtne igasugu sul on sind huvitavad igasugu muud andmed, mida sa saad ära kasutada selleks, et kellegi identiteeti varastada või kedagi esindada. Siis Eestis on nüüd nagu nihkunud selle peale, et see kontakt võetakse ikkagi selle inimesega. Ja see kuidagi see vastutus on rohkem selle inimese enda peale, et enda identiteeti kaitsta ja enda siis neid pinne ja asju kaitsta. Et ja selge on nüüd see, et kui me jõuame tehisaru ajastusse, et siis see nihkub nagu veelgi. Sellepärast, et ilmselt ühel hetkel muutub võib-olla kellegi näo ja häälega nagu videokõne lähedasele tegemine nagu lihtsamaks, kui siis tema käest üritada seda pinni nagu välja fishida. Et siis me peame nagu kogu aeg olema nagu valmis selleks, et nüüd mingisugune suur shift toimub selles, et kus see fookus on, fookusala. Ja minu arust see on mingis mõttes nagu vältimatu, aga see on ka selline asi, millega
võib-olla siis sellised vanemad ja aeglasemad ühiskonnad on rohkem nagu hädas. Et kui siin UK on aastaid ja aastaid oma digitaalsest identiteedist rääkinud ja igat pidi nagu käib see vaidlus, et kas see on hea asi või halb asi. Siis nagu mingis mõttes on parem, et me teeme selle ära, me nagu kiiresti kohaneme nagu nende muutustega ja sellega, et kuidas see skämmi maailm ka nagu muutub sellest tulenevalt. Sama on selle AI saabumisega, et me ei jää nagu kinni sellesse liiga pikalt, et mõelda seda täiuslikku lahendust välja, sest seda ei ole nagunii ei ole olemas, et me peame nagu tegelema selle olukorraga, mis tekib, kui me selle lahenduse juurutame. Kõige hullem on see, et me alati ei näe ette, mis see olukord on, mis tekib. Et see on nagu väljakutse mõlemale poole, et mingi hetk me oleme nagu olukorras ja mõtleme, et see on väga loogiline, et me oleme nüüd siin, aga me keegi nagu ei osanud arvata või ennustada, et me siia jõuame. Nii, selle monoloogi lõppu nüüd võtaks võib-olla väikse kõrvale põike ka selle sinna suunda, et kuidas Eesti siis digiriigi enda teenuste turvalisusega on, et me siin natuke rääkisime sellest, kuidas ettevõtteid rünnatakse, kui palju nagu Eesti riigi teenused pihta saavad ja kas see hulk on nagu ka kuidagi oluliselt kasvanud või muutunud ajas? Eks ikka Eesti riigi teenuseid rünnatakse ka. Ja näiteks teenustõkkeründeid tehakse ikka. Aga tegelikult me oleme nagu suutnud riigina sellega enam-vähem kohaneda, et teenustõkkerünnetel näiteks mõju on küllaltki harva tänapäeval. Riigi poolt teenuste arendusel tegelikult turvalisusele pööratakse päris palju tähelepanu. Et on asutusi, kus on paremini, osa on võib-olla natukene nõrgemalt, aga siiski nagu riigi üleselt sellele pööratakse ka tähelepanu. Testitakse, disainitakse, tehakse nagu universaalsemaks, et näiteks riigiteenustesse ei peaks nagu väga mugav olema nagu kasutaja nime parooliga sisse logida, vaid ühtne tara autentimine, eks ole, ja mingid asjad, et ei tehtaks nagu põlve otsas. Et arenguruumi on, sest ega meil on ka päris palju selliseid praeguseks juba vananenud süsteeme. Aga näha on, et sellele pööratakse tähelepanu ja katsutakse ikkagi ka lähtuda standarditest. No, täiesti teine nagu valdkond on selline zero day tüüpi ründed või nagu mingid haavatavuste ärakasutamised. Täna see vastutus on selgelt, eks ole, erinevalt IT-majade peal, kes oma süsteeme arendavad ja jälgivad, et siin mis ma mõtlen, et RIA-l ei ole nagu mingisugust suurt Excelit kuskil, kus on kirjas kõik sõltuvused, mida kõik Eesti infosüsteemid kasutavad, eks ole. Et seda keskset juhtimist nagu selle kohta nagu ei ole. Sellisel määral ikkagi mitte, et asutused on omavahel suhtlevad ja teatud teenused on kesksed, aga ikkagi on ka omaette sellist sõltumatust. Zero-day'd ja haavatavused on asjad, mis puudutavad meid kõiki. Ehk siis tegelikult igas vähegi keerukamas tarkvaratükis on sees mingisugused turvanõrkused ja mingil hetkel need üles leitakse. Sellepärast tarkvaratootjad annavad ka välja turvauuendusi, mida siis tuleb paigaldada. Et mõnikord parandatakse turvanõrkused enne, kui neid hakatakse ära kasutama. Mõnikord kasutatakse neid enne. Ehk siis on need zero day'd. Ja põhimõtteliselt selle vastu, et zero day'd ära kasutada, turvanõrkuste halduse protsess peab olemas olema, eks ole, et turvauuendused alati esimesel võimalusel peale saada, sest neid isegi kui tegu ei ole zero day'ga, hakatakse sageli ära kasutama tundidega, mitte nüüd päevade, nädalate või kuudega nagu varasemalt. Aga teine asi, et eks neid võrke ja süsteeme tuleb ka muud pidi turvata, et ma ei tea, näiteks mingitele võrguseadmete haldusliidestele võib-olla ei peaks olema ligipääs tervest maailmast, vaid võib-olla mingitelt kindlatelt IP-delt või Eestist, et tegelikult neid turvamismeetodeid on nagu rohkem kui ainult see turvauuenduste paigaldamine.
et noh, siin peab iga nagu organisatsioon ise läbi mõtlema ja hindama enda riskid ja vastavalt sellele siis protsessid paika panema. Teeks jälle päris lõppu nüüd sellist ennustamise tänamatut tööd ka, et mis saab aastal 2026. Kui hulluks see elu meil läheb, et kas kui meil oli siin hüpe 2000 intsidendi pealt, noh, ütleme 8000 peale optimistlikult öeldes on, et kas me siis nüüd 8000 pealt jõuame, mis 32 000-ni, et korrutame veel 4-ga? No me väga loodame, et mitte. Aga noh, hetkel ei ole näha, et kogu see pettuste laine väheneks. Et see on ikkagi kurjategijatele väga mugav sissetulek, väga suured tulud ja eks nad on valmis nagu panustama ka päris palju toote ja teenuse arendusse, et uusi nagu pettuseid ja viise nagu välja mõelda, kuidas raha kätte saada. Ehk siis ilmselt me näeme mingisuguseid uusi pettuse mustreid, kuidas meilt üritatakse raha ära võtta. Noh, ilmselt on ikkagi liikumas ka siin lunavara, pahavara, andmelekkeid, et selline, noh, pigem ma arvan, et need trendid on suhteliselt sarnased. Täitsa nagu huvitav asi, mis veel meelde tuli, oli ka see igasuguste seadmete tellimine Hiinast, mis on kuskilt platvormilt, kus saab üliodavalt elektroonikat kätte, aga noh, inimesed sageli ei taipa, et mis seal tegelikult selle elektroonika sees on. Et ka selles RIA raportis oli siis päris suur hulk pahavaraga nakatunud IoT seadmeid, mis on Eesti võrgus olemas, see vist kuskil 15 000 kandis isegi. Et noh, et ma tean, et noh, Telia samamoodi tegeleb natuke selle teemaga enda võrgu jälgimise kontekstis. Aga noh, ka siin vist väga midagi muud kui selline teadvustamine nagu ei aita. Paljusid inimesi võib-olla isegi ei huvita see, et noh, vahet ei ole, mida mul see digiboks teeb, sest see on nii odav nüüd. Ma sain selle Android TV seadme nagu nii odavalt, et mis ta mu naabri võrgule teeb, et noh, see tegelikult ei huvita. Et noh, ka see maailm läheb nagu hullemaks. Et need asju nagu varjatakse ja peidetakse nagu paremini ära. Ma arvan, et siin mingi regulatsioon natuke võib-olla võib aidata, et just seda, et kui ikkagi sul on kodus seade, mis ründab teisi, siis noh, nagu kuidagi see peab mingid kohustused sulle panema, et sa vähemalt pead nagu reageerima sellele, kui sind tehakse teadlikuks sellest. Ma saan aru, et noh, nagu selles mõttes alguses see võib juhtuda, aga ühel hetkel, et noh, sa ei saa öelda seda, et mind ei huvita, et see on minu seade, et ma ise tean, mis teeb. Et noh, nagu kuskil seal peab see piir olema nagu selles mõttes, et kuna noh, see on põhimõtteliselt osa relvast, et sa pead selle eest vastutama. Aga siis tekib nagu, kus see pahatahtlikkuse piir on ka, et võib-olla see on minu enda skript, mis skreipib mingit saiti ja on üsna piiri peal nii-öelda selle kasutustingimustega, et ma nagu vastuolus ei ole, aga noh, päris nagu kosher ka ei ole. Et ma arvan, et kui sina ainsana see skript on, et siis sa lähed selle radari alt läbi, et ärme selle pärast muretseme pigem kõigi nende Hiinast ostetud seadmete pärast, mis teevad seda massiliselt. Oleneb skriptist. Eks siin tuleb ka nagu natuke vaadata otsa oma teenusepakkuja kasutustingimustele, sest tegelikult telkod ikkagi enda võrgust väljuvad pahatahtlikku liiklust ka piiravad, et mitte enda võrgule nagu probleeme tekitada. Et kui ikkagi nagu kellegi kodusest võrgust jagatakse pahavara või tehakse teenustõkke rünnakuid seadmetega, siis küll ühel hetkel nagu telko sellest märku annab ja pigem nagu noh, võib-olla piiratakse internetiühendust. Ja noh, Hiina seadmete osas vaatame, mis nüüd Euroopa Liit siin välja annab, et eks seal omad riskid on tõesti. Ja aga et ma soovitan meie teadlikumatel kuulajatel mitte nagu jääda ootama siis seda, kuni telko teada annab, et ise jälgige ka ikka, mis teie võrgus toimub. Absoluutselt. Igaks juhuks nagu tasub olla valvas. Jah, siis see kas ma võin siia lõppu? Et jah, et see pahatahtlik lühiklus ei pruugi olla üldse nagu ainult teiste suunas, eks ole, et see võib olla ka näiteks noh,
teie enda seadmete nakatamine näiteks paroolivarastajate või millegi muuga, mida te tegelikult ei tahaks nagu enda seadmetesse, et selles suhtes ei tasu nagu oma võrku mingit selget pahatahtlikku kraami hoida. Ja kui te tahate teada, kuidas ma võrku disainides, tulge Algorütmi Discordi, seal on kindlasti väga palju teadlikke inimesi, kes suudavad nõustada nii võrguseadmete kui selle asja nagu ülesseadmise osas. Just. Ja juhendid leiab tegelikult IT-vaatlik lehe pealt ka, et kus on erinevad juhendid, kuidas mida teha, seadistada, on erinevate nagu petuskeemide kirjeldused, et see on Riigi Infosüsteemi Ameti ennetusportaal, kus on eraisikutele, väikestele keskmistele ettevõtetele suunatud info. Erik. Ja ma tahtsin veel tagasi tulla ühe fakti juurde, ma jäin mõtlema, mis sa alguses ütlesid, lugesid neid protsente ja osakaale nendest erinevatest intsidentidest, ütleme siis nii. Ja see 1% need andmelekked, tegelikult nagu, et mis tähendab, et 80+ andmeleket sel aastal Eestis. Kas ma tean, mingites riikides on reaalne ikkagi ettevõtetel kohustus, et kui on andmeleket toiminud, siis kõiki neid inimesi tuleb teavitada. Kas Eestis on ka mingi sarnane regulatsioon või kas mina lihtsalt olen õnnelik olnud ja minu andmed ei ole lekkinud, et ma ei ole seda teavitust saanud kõigi nende 80 case'i puhul või varasematel aastatel või kuidas meil Eestis sellega on nagu sellega, et minu meelest mida rohkem see nagu avalikkuse ette tuleb, seda parem see on, et ma küll hea meelega näeks seda, et see peab olema avalik. Eestis on ka tegelikult, Eestis kehtib isikuandmete kaitse üldmäärus, mille korral tuleb ikkagi inimesele teada anda, kui tema andmed on lekkinud. Et mõned nendest andmeleketest on ka siin meediast läbi käinud ja mõned nendest võivad ka olla natukene väiksemad, mis ei oma nagu väga suurt rolli. Aga ikkagi andmelekkeid on. Ja see on see, millega me peame lihtsalt õppima kuidagi elama ja olema teadlikud, et meie andmed võivad lekkida ja et neid saab siis juba meie vastu ära kasutada. No just see teadlikkus sellest, et need on lekkinud, minu meelest see on nagu tõstab kogu seda teadlikkust ja nagu ma ei tea, kui suured on, aga 80 juba Eestis nagu 10 kuuga umbes, et see on iga kuu 8 tükki, et ma ei tea, ma ütleks küll, ma ei tea, kui väikesed nad siis on olnud või mitte, aga et vähemalt iga kuu peaks midagi uudistest kuskilt läbi käima, et nagu kuskilt on jälle midagi jooksu panda, et ma ei tea, kas see võrreldes muu maailmaga tõenäoliselt see suurusjärk on nagu võrreldav, aga et nagu siukes kohalikus meedias see nagu rohkem lauale tuleks, siis inimesed muretseksid ka ja mõtleksid teinekord, kuhu nad oma andmeid annavad ka nagu, võib-olla sellepärast ma ei olegi kuulnud, et ma ei ole nii lahkelt jaganud neid. See tegelikult ei ole nüüd sellega, et kuhu me oma andmeid anname, et siin näiteks kevadel oli mitmes kohalikus omavalitsuses lekkisid sotsiaaltoetuste taotluste andmed, mis olid lihtsalt märgitud 5-aastase nagu piiramise tähtajaga, see sai mööda ja dokumendiregistrid automaatselt avaldasid nad. Ja sealt tuli päris palju nagu eriti haavatavas olekus inimeste isikuandmeid veebi välja. Et mingid seda laadi asju on. Et siis andmelekkena võib võtta ka, mis siin sügisel oli mitu uudist, et inimeste, naisterahvaste pilte jagati Discordi kanalites, et sellised asjad käivad ka nagu meediast läbi. Ja see ei pruugi olla üldse, et mingites kohtades on see, et inimene võib-olla ise nagu kuhu andnud, aga mingis kohas on see, et me anname kohalikule omavalitsusele, sellepärast, et me võib-olla vajame mingisugust sotsiaalteenust näiteks endale, lapsele, vanemale, kellele iganes. Ja kui sealt nagu lekivad, siis see on päris kurb. No siin oli ju mis markantsed näited, mis mul endal meelde tulevad, on see sama suurem see apteegiketi kliendi teema, kliendikaardiga seotud andmed. Seal mina olin sees ja teine case oli see, minust kas see võis olla mingisuguse riikliku äpi testimise programm, seal nagu ma ei tea, see on selline pehme andmeleke, kus siis saadeti vist, ma ei tea, 200 inimesele emailid ja kõik olid nagu rea peal. Niimoodi, mul oli see kõik 200 inimest ja siis seal tekkis isegi mingi vestlus, et inimesed vastasid, et nüüd me saime siin oma klubi, eks ole, või hakkame panema selle foorumi käima, et see on ka nagu andmeleke tegelikult ikkagi, et kuna need emaili aadressid nagu seal laiali läksid, et võib-olla need nagu vahel ongi sellised nagu väikesed
juhtumid, mida sa võib-olla see on sul püsib meeles nagu 2 nädalat ja siis on läinud, on ju, et tegelikult kui neid asju nagu, ma ei tea, kirja endale ei pane, et siis nad ei pruugigi nagu meelde tagasi tulla, et pigem nagu mööduvad kiiresti. Eriti kui seal mingit mõju ka veel ei ole, nagu suurt mõju ei ole, eks ole, et mu email seal kuskil lõimes oli nagu 2 päeva tore vestelda sellest ja sinna paika see jäigi nagu, et küll hoiatati, et võib-olla saab mingit spämmi, aga ei hakanud tulema. Kena, aga aitäh Helena episoodi tulemast, saime jälle kõik targemaks, et siis mida oodata, mida karta ja võib-olla siis kuidas ka tegutseda. Et ma loodan, et iga kuulaja meist sai vähemalt ühe uue ja hea mõtte, et siis on episood kahtlemata korda läinud. Aitäh ka Eerikule ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.